Reliquia. 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 Meie ees on viimne reliquia, me käes on viimne reliquia. Grigori Kromanovi viimne reliikvia on pakkunud kõneainet juba rohkem kui 40 aastat. See on üks neid kodumaiseid filme, mis elab rahva meeles ja keeles. Elab oma elu. Vahel mõni küsib minu käest, et mis koht mulle kõige rohkem meeldib selles filmis, siis ma olen naljaga öelnud, et see koht, kui Gabriel pöörab sinna põleva mõisa poole ja tema noor saatja hõikab talle, kuhu nüüd. Kuna selle 2 sõna pärast näitlejad välja hakatud kutsuma, siis need kuhu nüüd laususin mina. Kuhu nüüd? Minule öeldakse muidugi alati, et mitu korda ma pean sind tapma, kui keegi tahab tutvust teha. Mitu korda ma ühtes sama meest pean maha lööma? Ma mäletan neid lauseid, mida poisikestena sai korratud. Kallis poolvend, sa oled mulle sünnist saadik vastik olnud. See on võib-olla esimene. Kallis poolvend, sa oled mulle lapsest saadik vastik. Igal pool oled sa mul risti jalus. Kilde on seal tõesti tohutult. Aga usu mind, ma ise ei ole neid kunagi kasutanud. Minu laegas, minu kübar, minu mõõk. Minu pruut ootab mind. Arvo Valton kirjutab oma esimese filmistsenaariumi Eduard Bornhöö jutustuse Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad ainetel. Liivi sõja sündmustikku kirjeldav teos ilmub 1893. Filmistsenaarium valmib 1966. Kunst peab tegutsema edasi, aga varjatumalt, peenemalt, otsides väljendusvahendeid, alltekste. Ja Kromanov läinud just seda teed sellepärast, et kujutage ette, ta teeb ühest ülimalt venemeelsest, Venezuela aja sellisest peaaegu tähtteosest, Bornhöö jutustusest, teeb ta Nõukogude vastase filmi tegelikult. Alguses ma ikkagi olin küllaltki Bornhöö truu, kuid tõin kohe esimestes variantides sisse Eesti talupoja kuju, millest sai siis lõpuks Siim. Ta oli algvariantides niisugune kündja, tõeline Eesti mees, Eesti talupoeg, keda kõik võõrväed päästsid. Ja et päästa meid päästjate käest võis olla siis see moto. Nii et see motiiv oli algusest saadik, oli olemas diktori tekst, siis need läbi tuiskavad väed. Sellest ei jäänud midagi järgi. Diktori tekstist lõpuni mingil määral asendasid siis seda Paul-Erik Rummo kirjutatud laulusõnad. Stsenaariumi viimistlemine võtab mitu aastat. On paar väikest asja, mis tekkis siis režiis-stsenaariumi järel või ajal koostöös siis Lennart Meri ja Grisha Kromanov. Nagu päris tore stseen, kui vend Johannes saadab need mungad jälitama Agnest ja tähendab, muu tekst oli nagu kõik minu oma, aga see tiraad, et te olete joodikud, liiderdajad, vargad ja nii edasi, seda minul ei olnud. Liiderdajad, plaiskvorstid, tainepead. Marientali kloostri loo vastu tunnevad huvi mitu lavastajat. Töö võtab viimaks ette Grigori Kromanov. Päris hämmastav oli, et filmi tegi hoopis teistmoodi, kui ta lavastas teatrietendust. Aga loomulikult seal on jälle niisugune närvi küsimus ja tal olid õrnad närvid. Nii ma sain aru. Teatri- ja kinolavastajatest, kellega mul on tulnud elus kokku puutuda. Mul on temast kõige parim mälestus. Ta oli nii intelligentne inimene, nii õrn, aga hirmus kahtleja. Õudselt palju ta juurdles ja ta kahtles ja vahel läks see kahtlemine läks natukene hakkas teinekord nagu ära tüütama, siis kõik on ju selge juba, mida sa ikka kahtled ja mida sa piinad ennast ja piinad teisi. Reliikvia loovmeeskonnas on kaalukas roll stuudio Tallinnfilm peatoimetajal Lembit Remmelgal.
ja filmi toimetajal Lennart Meril. Filmi idee algas tegelikult peatoimetaja Lembi Tremmelga soovist. Toimetajaks tekkis juba siis Lennart Meri. Tema oli miskipärast algusest saadik seiklusfilmi pooldaja. See ei ole päriselt enam tema stsenaarium, sellepärast et ikkagi režissöör pani sinna oma nägemuse ja koos Lennart Meriga tõenäoliselt nad väga palju töötasid selle materjaliga niimoodi, et sellel oleks selline visuaalne väljund olemas. Seistakse teelahkmel, kas teha kerge, meelelahutuslik mõõga ja mantlilugu või tõsine kostüümfilm Eesti ajaloost 16. sajandil. Tüübi eeskuju oli muidugi mõõga ja mantlifilmide traditsioon ja eelkõige Tulf Fanfan, sellepärast et ka Koloborodko natuke meenutab Gerard Philippi ja nagu vist Kromanov ise kuskil ütles, et mitte laia tõlgadega, vaid intelligentse näoga peategelast, eks ole, et mitte mõõgaga vehklemalt tähtis, vaid just selline hea mulje temast, et ta on niisugune hästi inimlik, liikuv, patriootiline. Meil on ju viimases reliikvias 2 lugu. Üks on Bornhööl põhinev faabula, lugu öelda vabadusvõitlusest või siis erinevatest võitlusest Eestimaa pinnal ja teine on laulude narratiiv. See, et põhimõtteliselt iga võitlus tegelikult lõpeb kurvalt. Võitlus on lootusetu. Võitlus viib selleni, milleni viis 68 aasta. Barrikaadide lammutamiseni, Vene tankideni Prahas. Ja see on taustaks. Üks mees nägi unes taevalikku õiglust, mis ühendab kõik, kes tema eest võitlevad. Me kolmekesi, Grigori Kromonov, siis Karsnek ja mina, Komissarov oli ka. Me arutasime kuskil 2 nädalat suletud ukste taga ja me tegime siis lõpuks ikka selgeks, milline see film peab tulema. Grigori Kromonovi parem käsi, teine režissöör, on äsja lavakooli lõpetanud Kalju Komissarov. Tema siis lõpuks sõnastas selle, milline see film võiks olla. Ta ütles, et poisid, et mis me vaidleme, et see on ju mõõga ja mantli film. Et siin see materjal midagi muud, mingit muud teist filmi ei luba ju. Reliikvia osatäitjate valik on üsna vaevarikas. Siimu rollile ju kandideeris väga palju sportlasi, sest meie nii-öelda näitlejate seast ei leitud kedagi nii tugevat ja suurt mehemürakut, nagu oli Siim stsenaariumis kirjutatud. Ja nii nagu režissöör soovis näha teda. Ja ma pidin iga selle sportlasega tegema ikka ühte ja sama stseeni ja seesama küsimus, et miks sa siin kloostris oled, vanemad panid pattude pärast, no mis patud need siis on, et eks kallistamine natuke, küll sa siis näed. Ja see stseen käis siis hommikust õhtuni niimoodi õige mitu päeva. Nii et need haarded ja need sõrmede tugevate siis nende tõstjate ja maadlejate pigistused, need olid mul kõik kodus näha käsivartel. Kallista mind natuke, küll sa siis näed. See mõni patt. Nii hästi Gabriel kui Agnes leitakse alles võtteperioodi alguses. Riia suures võttepaviljonis ehitasime ülesegi need dekoratsioonid. Kui ma need kõik valmis sain, enam-vähem niimoodi võtte valmis, siis oli niimoodi, et ei olnud veel Gabrieli, ei olnud Agnest. Võttepäevad pidid juba andma metraaži. Krisa kõhkles, otsis veel Agnest ja siis ta lihtsalt suruti juba vastu seina ja ütles, et sa pead nüüd otsuse tegema. Ja siis oli võimalik juba hakata filmima. Lõpuks ikkagi, kui tehti hea krimm, siis kõik ütlesid, et nüüd on Gabriel olemas. Kromo ütles, et ei ole. Ja nii kestis ka, et filmivõtetele kutsume, ei kutsu. Ja lõpuks ikka suruti, et filmivõttele ka tuleks. Tuli, vaatasime, ei sobi. Ja kõik ütlesid, et see on ju Gabriel. Krisa. Ta mõtleb ikka midagi muud. Kohe pärast esimesi materjale Grisha Kromonov orienteerus ümber seiklusfilmile ja see oli ilmselt siiski õige käik, sest seda kangelast, mida nüüd meie tahtsime, nähtavasti Koloborodko ei oleks mänginud. Ivo Schenkenbergi rolli
tuleb kohe võtete esimestel päevadel leida uus näitleja. Joosas Budraitis, kes mängis Ivot, kukkus hobusega Taevaskojas. Ja ma olin päris lähedal. Nii et ma kuulsin seda karjatust, seda veeplatsatust, seda hobuse hirnumist mingit. See oli kole. Kukkus koos hobusega, murdis ära puusaluu ja ta ei saanud edasi teha. Siis tuli Jaakobi mängis kenasti, aga see oli hoopis teine Ivo. See oli loomulikult juba žanriliselt põhjendatud, et ta niisugune kuritegelane oli nagu ta kujunes nüüd. Tavaliselt jah, lavastajad nad satuvad nii hoogu, et nad nõuavad nagu seda maksimumi. Ikka see nii-öelda ohtliku maksimumi. Küll õnnestub, me teeme selle ära. No täpselt sama oli ju, kui Agnese kleit põles, kui bensiini valati. Tema pikale punasele sametkleidile. Ei süttinud nii suure leegiga, ja siis teinekord süttis. Õnnetus oli väga lähedal. Mina ja peaosaline Koloborotka, me tegime kõik, nii palju kui vaja teha oli, nii ratsasõidud kui ka mõõgavõist, kõik tegime ise. Noored mehed, mis seal siis nii väga hull on, kino petab ju ära. Kui Viimne reliikvia 1970. aasta alguses kinodesse jõuab, vallutab see kohe vaatajate südamed. Kriitikud suhtuvad kerge žanri filmi nagu peaaegu alati, üpris ettevaatlikult. See kergus, näilik pealiskaudsus, samal ajal nagu kogu aeg otsib olemise mõtet, aga see on varjatud. See käib kõik väga kergel taustal, lõbusal taustal, põneval taustal, aga seal on sees, mida selles ajas, vast praegu ka, kõige rohkem me ootasime, otsisime, igatsesime oma. Aga ta on sealt välja loetav, tunnetatav. Sündis ime. Meie ees on viimne reliikvia, me käes on viimne reliikvia. Eestis vaatab Viimset reliikviat esimesel linastusaastal iga teine elanik, ehk rohkem kui 700 000 kinos käijat. Minu meelest on tegemist rahvafilmiga ja seda heas mõttes rahvafilmiga. Umbes niimoodi nagu teinekord tuleb popmuusikast ka selline pala, mis ühendab eksperte ja ühendab vaatajaid. Aga oma olemuselt, isegi kui selles stsenaariumis on sügavad semiootilised allhoovused, on tegemist ikkagi väga lihtsa žanrifilmiga, mis on rahvafilm. Inimesed nokkisid välja midagi niisugust, mis on suur Eesti unistus vabaks saada, eks ole. Aga nüüd hiljem ma ei oska öelda, ikka küllap seikluslik ja meie oma. Et ta on eestlaste enda tehtud. Ja võib-olla see tulemus on selles suhtes huvitav, et tehti lihtne seiklusfilm. Rahvale teda kahtlemata meeldis, sellepärast, et midagi taolist ei olnud varem tehtud. See sarnanes samuti igasugustele välismaistele eeskujudele ja samas oli ta eestikeelne, tõsi, vähest Eesti näitlejatega. Ja järsku tundus, et seda aksepteerivad kõik. Viimne reliikvia hoiab kindlasti Eesti filmiüht levirekorditest, kui mitte absoluutset esikohta. Esimesel leviperioodil valmistatakse sellest 2400 kinokoopiat. Скоро встанут рабы, терпению придет конец. Georg Otsa laulude saatel jookseb reliikvia vähemalt 60 riigi ekraanidel. Eestis näidatakse filmi Peeter Tooma lauludega. Kogu lugupidamise juures Georg Otsa vastu vene variant, kus laulis sisse need laul. Populaarne Georg Ots, taga oli orkester. Kuidagi see asi muutus õõnsamaks oma pidulikkusega. See oli Venemaa soov ja meil oli muidugi väga kahju, et maailma riikidesse müüdi ainult seda vene varianti. Käisime Viimse reliikviaga Saksa Demokraatlikus Vabariigis, see oli see Sommerfilmtage.
see oli seal kuulus festival Ida-Saksas ja seal oli väga palju, tuli ringi sõita ja esinemisi ja küll näidati staadionitel seda filmi ja meile esitati see küsimus, et aga ütelge, mis vabadust te kogu aeg sealt taga ajate. Viimsest reliikviast kirjutatakse nii hästi kõmulehtedes kui ka teadusajakirjades. Järsku räägiti sellest filmist ka kui vabaduse filmist, kui filmist, milles lause meie reliikvia on vabadus, omadab sellise mõõtme, et seda võis korrata ja siis silma pilgutada, sest see tähendas veel midagi. Meie reliikvia on vabadus! Ma ei ole kindel, kas filmi tegijad sel hetkel, kui nad seda tegid, uskusid või teadsid, et see võib niimoodi tööle hakata. Ta ei olnud seiklusfilm, ta oli ikkagi film suurest asjast. Võib-olla see suur asi on päris selge, mis see suur asi on. Aga need alateadlikud motiivid, sama vabadus, põgenemine, talisman, reliikvia. See kokku muudus sellise segapuntra, aga kõik see kokku mõjub nii, et sa ei saa ise aru, kuidas sa selle küüsis oled ja sellest ei pääse vabaks. Seal on see meie oma eestlase südamed ukse sees. Need valud ja vaevad ja kannatused ja rõõmud ja naljad. Need on need meie oma filmid, issand no. Igas ajalool situatsioonis mitmegi tekst avaneb erineval viisil. Kihid lähevad nagu erinevasse vahekorda. Et siis on nad alati värsked. Sest ühemõtteline film, ükskõik kui hea ta on, ta väsib ära ajas. Aga kui filmis on mitu kihti, siis üks põlvkond avastab ühe kihi, teine põlvkond avastab teise kihi ja sellepärast on ta kogu aeg värske. 10 aastat tagasi oli mul võimalus osaleda ühes teatriprojektis, kus me fantaseerisime Viimse reliikvia filmivõtete tegemise teemal. Ja ma vaatasin siis väga põhjalikult uuesti seda filmi plaanhaaval ja ma avastasin, et aeg on tohutult edasi läinud vahepeal. Siis isegi 90. aastate lõpus tundus, et Viimne reliikvia filmi tehnilises mõttes oli juba väga palju eilne päev. Ta oli aeglaselt monteeritud, oli monteeritud kohati niimoodi, nagu tänapäeval ei monteeritaks nagu kergete pisikeste vigadega. Ja ma sain aru, et iseenesest ongi tänapäeval seda filmi üksüheselt raske mõista väljaspool selle filmi sünni konteksti. Jõudu, külamees! Nüüd, kui jälle on see uus Eesti aeg ja uued probleemid ja uued pinged, et jälle see mitmekiilus mõjub hoopis teistmoodi ja väga huvitavalt. Sama, kuidas Eestit jagavad võõramaalased, mis oli ju Kromanovi üks eesmärk, et näidata Eestile mitte selline iseenda eest võitlevaid, Eesti on lihtsalt territoorium, kus suured võitlevad väikese territooriumil oma huvides, mitte eestlaste huvides. Ajalooline seiklusfilm inspireerib üha uusi humoriste. Paul-Erik Rummo ja Uno Naisso lauludele antakse jätkuvalt uut kuju. Vägivald igatseb vabadust. Ka mina olin luuletusi kirjutanud, võinuksin ma ise need tekstid teha, aga mul oli nii suur lugupidamine meie põlvkonna geeniuse Paul-Erik Rummo vastu, et ma hea meelega delegeerisin need laulud temale, kusjuures minul kui stsenaristil tuli enam-vähem ette kirjutada, kus need laulud peaksid olema, millest nad peaksid rääkima. Ma arvan, et kui vaadata need Paul-Erik Rummo teksti eraldi lihtsalt kui lugu, siis nad täiesti annavad loo. Esimene laul algab põgenemisega, põgene vaba laps ja viimane reliikvia, mis kuulutatakse just hetk tagasi vabaduseks. Vabadus on reliikvia, aga viimane laul ütleb, et me vajame uut reliikviat. Vabadus ei õnnestunud. 80 aasta projekt ei õnnestunud. Seega film on erakordselt ambivalentne. Selline mõõga ja mantli pealiskihi all õnneliku lõpuga lool on tegelikult pessimistlik, ambivalentne allkiht. Johannesega seoses on tore see, et Põkkav väga hea režissöörina ise ja väga hea näitlejana tuli minu juurde, kui film oli juba üsnagi lõpujärgus ja ütles, et tead, et minu osa on lõpetamata. Et peaks leidma talle mingisuguse lõpustseeni ja seal samas ma kirjutasin talle siis selle stseeni, kui ta seisab seal selle maa-aluse käigu väravas. Klooster põleb. Kas see on lõpp? See ei ole lõpp. Kõik kestab edasi. Selle tulekahju pärast ei lõppe veel meie püha üritus. Aildaku meid Jumal. Reliikvia.
ikka reliikvia.